Epp, millise mulje selline turniir sulle jätnud on? Vaatasin, et eilsele päevale said kaasa elada ja koguni vist paaris kohtumises juhendaja rollis olla. Need olid küll lühiajalised, aga siiski. Siiski jah, juhtus selline asi, ma pidin paari väikse poisi siis nurgas istuma, kuna nende treener oli kuskile ära kaotatud. Aga see võistlus on iseenesest väga, väga kihvt, et juba teist päeva käib siin suur maadlemine ja kelle paremini, kelle halvemini, aga lapsed on kõik rõõmsad. Täna on nüüd naistemaadlus ka alanud. Kas on pilk peale jäänud? On ka tugevaid tüdrukuid täna siin kaasa löömas, et kes võiksid olla sinu järeltulijad? On kindlasti, et tüdrukuid on siin ju üle 200, ma kuulsin, et neid, kes tulevikus hakkavad siis tiitlivõistluste maadlema, on kindlasti siin olemas juba praegu. Arvi, kas ka sina oled täna naistemaadlusele pilgu peale visanud? Absoluutselt, see on niimoodi ju, sest naistemaadlus on ju vaieldamatult üks lemmikumaid mulle. Ja vaadates seda, et kuidas tüdrukud maadlevad praegu, siis ütleme Vene, Rootsi, kes on praegu nagu silma jäänud oma sellise kooli ja tehnika ja vastupidavuse kõige sellega koos. Et neid tüdrukus vaadates juba sa näed, et nad oskavad maadelda. Tehnilised oskused täiustuvad iga aastaga? Absoluutselt. See on niimoodi, ja see kool, mis antakse tüdrukutele edasi maadluses, iga aastaga läheb järjest paremaks ja paremaks. Kas sina oma mehe pilguga vaadates, alguses me olime natukene skeptilised, et naised ja maadluses, aga tegelikult naised toovad ju omaette mõõtme selle graatsilisuse painduvusega maadluses, et kas see ka torkab mingil määral silma, on maadlusstiilide erinevus ka väikene olemas võrreldes meeste maadlusega? Ja on kindlasti, sest tüdrukud on tunduvalt paindlikumad ja sellised olukorrad, mis võivad tekkida maadluses, kus meeste maadluses sa näed, et seal ei ole enam varianti, siis kuskil naiste maadluses tullakse välja, ollakse ääretult painduvad, on sellised olukorrad, mis paneb lihtsalt silmi kissitama ja ütled, et see on ebareaalne, aga tegelikult maadeldakse niimoodi. No Johanna, räägi, millega siis oma vastased ära lummate, kui tohib niimoodi öelda, mis need naiste salanipid on? Lähen Matile, maadlen korralikult, annan talle korraliku võitluse, et ma ei anna alla. Kui mina lähen isiklikult Matile, aga kõik tüdrukud, kes maadlevad, neil on kindlasti selline tahtmine võita. Kas oskad öelda ka, mida võib-olla naistel puudu jääb? Kas sellest ürgsest jõust võib-olla natukene rohkem kui meestel või millestki muust? Ei, ma arvan, et sellest kindlasti puudu jääb. Naistel on väga palju tegelikult sisemist sellist jõudu, mis viib neid edasi. Mille kallal nagu rohkem tööd peab tegema? On see üldkehaline ettevalmistus või tehniline ettevalmistus treeningutel? Mis sulle endale tundub? Ma arvan, et kõik on suhteliselt tasakaalus ikkagist. Ma arvan, et ei ole vaja ei üht ega teist, et on piisavalt palju hetkel tehtud. Praegu seisuga, mida ma vaatan siin tüdrukuid üleüldiselt. Kas sa arvad, kas sellist turniiri Eesti noortele maadlejatele, kui vajalik see on? Vajalik. Nad näevad seda, kuidas teistes maades maadeldakse, kuidas tüdrukud, poisid tulevad, tahavad võita, see motiveerib neid veel rohkem maadlustrenni tegema. Arvi, kuidas sulle tundub, kas uued Aavikud ja võib-olla ka uued Palusalud täna siin mattide peal müramas juba on? Ma arvan, et kindlasti. Lihtsalt me ei tea neid praegu veel, me ei näe neid. Aga ma arvan, et sellest seltskonnast, kes siin praegu koos on, kindlasti nende hulgas on juba uued Euroopa maailmameistrid. Epp, sinu käest tahtsin küsida ka, et kuivõrd olulist rolli maadle ettevalmistuse juures omab psühholoogiline, vaimne, mentaalne ettevalmistus? No kindlasti on see oma väga suur rolli, et kui pea ei ole korras, mis sa siis mati peal ära teed? Nii tundub mulle ka isiklikult, aga oskad öelda ka, et millised treeningud või mille kallal töötatakse, et olla tugevam just selles vallas? No eelkõige üleüldse treeningute mõttes on oluline see, et sa tõesti teed seda treeningut rõõmuga ja sul on hea seal olla, seal vahest tehtakse nalja ja kõik see, mis energia, mis sa sealt saad, on hästi positiivne ja siis sa oled ka valmis juba mati peal tegudeks. Pluss analüütiline pool nüüd on mõtestatud, miks, mida ma teen ja kuidas see mind mõjutab. Kindlasti sportlane peab aru saama, milleks ta mingisugust harjutust teeb, mille jaoks ta treenib, mis eesmärgil, et see peab kindlasti olema arusaadav sportlasele. Kas sinul on olnud nii head treenerid, kes on selle treeningprotsessi lahti mõtestanud? Absoluutselt, mul on olnud väga head treenerid. Kuidas sulle, Arvi, tundub, kas selline moment on alati ja kõikidel treeningutel, kõikide juhendajate puhul kaetud, et ikkagi mõtestatakse kogu treeningprotsessi olemus lahti? Mul on keeruline rääkida teiste treenerite eest,
ma saan rääkida iseenda eest ja mismoodi mina olen treeninguid üles ehitanud ja mismoodi me oleme valmistunud nii ühtedeks või teisteks võistlusteks. ja Johanna, kurud siin kõrval räägivad, et mis sulle noore sportlasena tundub, et mis võiks veel treeningprotsessis juures olla, kui oled ise selle üle nagu mõtisklenud või mida kõige rohkem vajad ettevalmistuses? No mina enam ei maadle, ma olen rohkem see, kes nagu eest veab ja treeneri rollis juba on, et no tegelikult tüdrukutel ongi puudu hetkel tehniline pool, et tüdrukutel oleks vaja just vabamaadluse võtted selgeks saada. Aga väga hea, siit on meil sellised päris head mõtted tänasel päeval tulnud ja saame selle teema kokku võtta. Mis sa arvad, Epp, tuleb meile täna naiste kehakaaludest võita ka? Kindlasti tuleb. Kuidas sina, Arvi, arvad, kas meeste vabamaadlusest tuleb meile täna võita? Eile igal juhul tuli. Mis puudutab vabamaadlust, ma arvan, et seda me näeme päeva lõpuks. Aga loodame siis, et tibusid loetakse päeva lõpus ja et ka tibud meile naeratavad. Edu teile!